Tere! Täna oleme külas Heleri ja Raul Tõkkel. Heleri me viimati kohtusime 4 aastat tagasi kevadel. Kuidas sul läinud on? No natuke on seda kilokessin juurde tulnud ja tervist on natuke ära läinud ja mees on sama, et midagi on ikka samaks ka nagu jäänud. Sul on keerulise nimega haigus multiskleroos. Mis see inimesega teeb? Üks väga huvitav lause oli selle peale, et multiskleroosiga on umbes selline, et nagu sa hakkaksid üle autotee minema, vaatad mõlemale poole, et autot ei tuleks ja siis hoopis lennuka jääb su all. Et ta teeb ühesõnaga, sa ei suuda ette kujutadagi, mis ta võib nagu teha sinuga. Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaiguste ja psühhiaatriakliiniku juhataja Katrin Gross-Paju selgitab, mis peitub selle keerulise nimega haiguse taga. Skleroosis multiplex on noorte täiskasvanute haigus, nii et kõige sagedamini haigestutakse 20. ja 29. eluaasta vahel, kui tekivad siis esimesed neuroloogilised sümptomid. Ja klassikaliselt me teame, et kõigepealt tekivad peaajus teatud kolded, teatud erinevatesse piirkondadesse peaajus ja siis sõltuvalt sellest, millises piirkonnas kahjustus on, sellest sõltuvalt tekivad ka esimesed sümptomid. Et see võib olla näiteks nägemisnärvipõletik, kui tekib udu ühe silma ette, silm võib valus näiteks olla, võivad tekkida jalgade nõrgused või käenõrgus, aga need sümptomid on väga konkreetsed, et vahetavalt inimesed nagu muretsevad, et kui korraks on tasakaal halvem või korraks on käsimeelik, et see on kindlasti kohe skleroosis multiplex, aga nii see ei ole. Et selle haiguse põhjuseks on immuunsüsteemi, inimese enda immuunsüsteemi aktiivsus, mis nende kollete teket põhjustab. Aga miks see nii-öelda hea on see siis sellepärast, et tänapäeval me oskame väga paljusid erinevaid autoimmuunseid haigusi ravida, mis ei ole üldse võimalik väga paljude teiste neuroloogiliste haiguste korral. Näiteks hetkel lihtsalt täna, mis oli see, mul oli multiskleroosi kallistus, et ehk siis sul tuleb tunne, sul oleks tohutult ligi korsett lihtsalt seljas. Eks selline asi. Siis hakkad puterdama, köhahood on, jalad võivad lihtsalt lõpetada töö. Minul on see, et mul on üle kogu keha on selline nagu osaline parees, ehk siis ma ei tunne mitte midagi 100%. Et kõik on nagu tuime, et mul on nagu raske õnnides, ma ei saa aru, kust nagu põrand on. Ja iga hetk võib see kõik muutuda, mis täpselt on. Helid, kuidas sa näed, mida sa ütled, sa isegi vahepeal somastarust ütled hoopis midagi muud. Hiljem kui sa oled selle linti saanud, vaatad järgi, vaatad, ma ei öelnud ju seda. Et ühesõnaga, sa ei kujuta ettegi, mis see võib tuua. Ja samas on nii, et tal on selle söömisega ka, et ta ei tohi ära unustada, et ta sööb. Sest et kui ta unustab selle ära ja ta räägib, siis ta võib endale niimoodi kurku tõmmata, et ta lämbub ära, siis ma pean kogu aeg kontrollima seda ka, et ta sööb korralikult. Kui ta joob, siis ta peab mõtlema, et ta neelab selle alla. Kas te olete pidanud kiirabi ka kutsuma? Ei, praegu ei ole pidanud kutsuma. Siis sa teed head tööd? Jah, seda küll. Ma saan aru, et sa tulid töölt ära. Jah. Seal oli kõik asjad nagu mängisid kuidagi, läksid nagu kokku, et mul endal oli mingisugune seljaprobleem, millega ma ei saanud enam füüsilist tööd väga teha ja samas Heleri jäi järjest haigemaks, et ma olin juba töölt võtnud ennast nagu osakoormusega ja siis kuidagi ajaliselt läks see niimoodi kokku, et ma lõpuks lõpetasingi töö tegemise ära. Eks ma käisin tolle ajudele ka, et miks sa käid seal, et me nagu ei pea elama nagu mingid miljonärid ostma igasugused asju kokku. Et mille jaoks, et kui sa tahaksid midagi muud teha või kas või niisama olla, et miks me elame endale? Ta ütles mulle kohe alguses, et tal on multiskleroos, aga siis tal oli see teistmoodi, tal ei olnud see progresseerunud, et ta käib ringi. Ja kui ma nägin, näiteks kui ma kokku sain ja kui ma nagu näen, kuidas inimene oma elu nagu toimetab ja ma tean, et tal on see haigus, et tal on hästi raske kõndida juba siis ja ma näen, kuidas see ennast nagu ületab, on ju. Et see nagu oli üks nagu suur asi, mida ma nägin, et see inimene, ma peaks olema loll inimene, kui ma lasen sellisele naisele minna, sest et mul oli, enne teda oli mul, ikka oli suhteid olnud inimestega, kellel on mitte midagi viga ja nad lihtsalt vingusid. Nagu, lihtsalt inimestel on nagu elu mõte oleks vingud, et ühes kohas teise
kui on auto katki, on, siis ütleme, et millega ma lähen bussiga või, et sellised nagu kui otsitakse mingisuguseid vingumise objekte või asju kogu aeg ja siis ma nägin, kuidas Heleri saab nagu hakkama, ta ei vingu mitte millegagi, kui tal on mingisugused suured pakid olid tulnud, siis ta lohistas, ta rääkis, kuidas ta lohistas neid mööda tänavat, niimoodi viis neid pakke nagu koju enda. Ta liidis nagu igasugusest asjast nagu välja pääsa. Rattad tulid alt. Raul abielu vandes mees ja naine ütlevad, et nii tervises kui haiguses, Ameerika päraselt, et nüüd sinul on see teine pool käes, aga sa vist teadsid, eks sa rääkisid, sa teadsid kohe, et nii läheb. Jah, ma olin endale teadvustanud, et nii võib minna. Kuidas sa vaatad nende paaride peale, kus tegelikult ei ole tervisemuresid ja lähevad nii-öelda lihtsamalt lahku? Kus ei olda valmis näiteks hoolitsema ei enda kaaslase, laste, lemmikute, millegi eest, et sealt kõnnitakse minema. Jah. Kas me räägime minu eksist? Ei, ma mõtlen, et võib-olla esiteks peaks inimesed mõtlema, kellega nad tahavad koos olla. Et paraku nii, et inimesed võib-olla ei saa tükk aega aru, et kellega nad koos on, kui nad alles, ma ei tea, mitu aastat hiljem hakkavad rääkima inimestega, vaatad, neil ei ole mitte midagi rääkida. Miks te siis üldse koos olete? Lihtsalt laste tegemise pärast ei ole ka nagu mõtet. Ja siis see kerge käeliselt lahkuminek on ka nagu jah, need on niisugused pseudoprobleemid inimestel, mille pärast nagu lahku minnakse, nagu otsitakse kuidagi. Ma tean ka inimesi, kes peavad kohe tülitsema, et nad lõpuks läbi saaks. Selline haige, selles mõttes haige suhe, et nad ei saa ennem nagu ilusti nagu läbi, et see tüli peab tulema, et siis nagu ilusti nagu romantilist õhtut pidada. Osad arvavadki, et sul peab olema suhtest selline kirg, et siis on nagu päris armastus. Aga enne seda kirge peab olema siis nagu mingi halb kirg, ütleme. Ei, muidugi see kirg on tülitsemine ka, aga nagu ma olen kusagil kuulnud ka, et aga tegelikult armastus on sujub, ta on rahulik. Kui tihti te üksteisele armastust avaldate? Iga päev. See on meil mitu korda päevas. Hommikul õhtul kindlasti. Aga mis praegu teie armastust toidab? Filosofeerimine, rääkimine üksteisega. Me räägime absurdsusest räägime. Me teeme lolle nalju, aga samal ajal me võime rääkida väga tõsistel teemadel. Tema siin uurib piibleid. Minul on talle lisaks veel saatana piibel anda. Ja siis meil ongi, et me räägime, filosofeerime, räägime Jeesusest, kuidas oli see, et Johannes võib üldse naine olla. Mitte päris nii, aga me vaidleme. Ja, miks mitte? Jeesus võis ka naine olla. Sa ei tea, sa ei olnud. Ja siis samal ajal me räägime filmitsitaatidest, tuleb mingi armastus 3 apelsini vastu ja mina 10 korda kuulsin. Ja me olemegi, meil tõmbab nagu lapsest nagu vana inimeseni selline maa. Me oleme nagu lapspensionärid olemegi, et meil on täielik nii jõhker amploa, millest me nagu kõik nagu ühe päevaga läbi räägime. Täpselt, kuidas tuju tuleb. Vahepeal on kurbi hetki ka ja vahepeal tuleb kasvõi meile meelde, et meil possut enam ei ole. 5 kaskele ja siis ühesõnaga ma ütleks, et me nutame, mitte ei nuta, aga pisarad tulevad silma iga päev nii õnnest kui kurbusest. Ja me elame üks päev korraga, me ei tee endal mingisuguseid pikki plaane, sest me teame, et neid plaane tõenäoliselt ei tule, on ju. Et sellepärast ongi, et üks päev korraga ja niimoodi me naudime. Tee plaane, Jumalale meeldib naerda. Ja. Mitte väga ammu avaldati skleroosi multiplexi kohta ka siis selline uurimus, kus tõestati, et need inimesed, kes on positiivse ellusuhtumisega, kelle ümber on rohkem sellist positiivsust ja perekonda ja sotsiaalseid suhteid, et ka pikemas perspektiivis on nende isegi haiguse prognoos parem kui nendel inimestel. Rahvas ütleb ka, et inimene nagu on nii-öelda alla andnud. Et samamoodi, et kui inimene on negatiivistlik või pessimistlik ja ta ei näe nagu seda lootust, et tuleb välja isegi teadusuuringutes, et see võib halvasti mõjuda ka kogu haiguse kulule. Et mis tundub natuke võib-olla siuke pehme väärtus, aga sellises väga korrektses teadusuuringus on ikkagi näidatud, et see on oluline. Meil on kodus täielik rahu ju, meie koduloomadega. Te olete aktsepteerinud lihtsalt kõike, mis on. Aga samas minul ei olegi võimalik tulevikus elada. Ma ei tea, minul on see, et ma ei ela isegi päevas, ma elan hetkes, sest ma ei tea ju. Ma ei tea kas või seda, kas ma
täna saan siit ratastoolis püsti või mulle tuuakse siia tekki ja ma jään siia magama. Et ma ei saa nagu selliseid, ma ei saa endale lubadagi. Ja kõik, mis mul on vaja kuidagi endast välja saada, ma saan AI-kunstiga teha. Ma käin seal jõusaalis näiteks, sa ei tea, eks ole. Et ma saan nagu seda niimoodi teha. Ja milleks üldse tulevikus elada, sest ma olen noorena seda nii palju teinud ja mitte midagi sealt olla täide läinud. Tänapäeval on kõik muutunud, et kui inimene saab diagnoosi, siis me alustame kohe raviga ja kaasaegne statistika näitab, et pooltel inimestel ühtegi ägenemist järgneva 5 aasta jooksul üldse ei tulegi. Ja samamoodi, et ka 20 aasta pärast, aga me veel ei ole näinud ju 20 aastat need uute ravimite efektiivsust, aga me näeme ka, et juba kombineerituna uuemad ja vanemad ravimid, ka 20 aastat pärast haigestumist nende inimeste protsent on suhteliselt väike, kes vajavad püsivat mingisugust liikumisel mingit abivahendit. Ja me näeme ka seda, et neid inimesi, kes on 30, 40, 50, 60 ja on neuroloogilises mõttes peaaegu täiesti terved või sisuliselt terved, et see on päris kõrge. Aga lihtsalt kahjuks jällegi, et mitte kõik, et see on nagu see probleem. Et tänapäeval on see ikkagi erandlik pigem. Kindlasti see ei ole mitte võimatu, aga see on üsna erandlik, kui lühikest aega pärast haigestumist on liikumishäired väga-väga väljendunud. See on pigem erandlik tänapäeval, aga seda juhtub. Aga muidugi, et juhtub ka seda, et alguses tunduvad need ravimid hirmu äratavad, seda enam, et loomulikult, et ükskõik millise ravimi, selle ravimi kirjelduse lehede võtate lahti, seal on tohutult palju neid kõrvaltoimeid, et muidugi, et on mingi väike protsent ka neid inimesi, kes ikkagi on hakanud muretsema ja kartma võib-olla just eriti haiguse alguses, kui inimene tunneb ennast täiesti tervena. Ja nüüd me tänapäeval teame, et see on see parim aeg ravimiseks ja selles mõttes, kui sellel ajal pole ravi tehtud, siis see parim aeg ikkagi on läinud. Aga see ei ole alati põhjus, et võib olla ka nii, et inimene on kõik teinud, mis tast sõltub. Aga mingil põhjusel on siis osa inimesi, kellele ka see kõige nii-öelda moodsam ja parim kaasaegne ravi ei ole piisavalt efektiivne. Füüsiline aktiivsus skleroosis multiplexi korral oli erakordselt oluline. Ja siin ka tuleks võib-olla rõhutada seda, et see füüsiline aktiivsus ei tähenda seda, et kui inimesel on jalad nõrgad, et ta umbes ei tee piisavalt trenni, vaid pigem see, et isegi sel juhul, kui jalad on nõrgad, et selline jõukohane füüsiline treening hoiab lihaseid nii headena, kui see võimalik on. Et selles mõttes ka, et me ei saa nagu sattuda ka olukorda, kui me hakkame inimestele ette heitma, et ta ei ole ise piisavalt võib-olla füüsiliselt aktiivne olnud, et ta ei suuda, kui jalgade nõrkus süveneb, ta ei suuda trenni teha selle vastu. Küll aga ta suudab hoida ennast maksimaalselt heas füüsilises vormis. Heleri naljatles ühes viimases artiklis, et tema abiellus rockstariga ja sina abiellusid kõhna blondi tüdrukuga. Ja nüüd on kaardid muutunud. Sina ei ole vist natuke oled rockstar ikka südames. Ei. Kuskil väike kitarriga Raul ma mängib mängin kitarri südames. tõesti oma hobiks. Aga ei ole sellist mingit rockstari või sellise muusiku tunnet. Muusika stiil on ka tegelikult muutunud, kui aus olla. Siuke India pärastane blues oli vist praegu vist. Jaa, kuulame rahulikku muusikat kodus ka. Et me oleme mõlemad muutunud selliseks vahvaks pensionäriks. Rohkem nagu ka spirituaalselt, vaimne tasand on nagu rohkem. Ja me tõega, ma naudin tegelikult seda elustiili. Varast pensioni. Jaa, sest on nii paljud inimesed ja kõik elavad selleks, et nad räägivad, et ma praegu teen ja rügan, et pensioni eas siis ma nagu puhkan. Siis mõtled, aga väga paljudel ei jõuagi see pensioniga kätte, milleni nad pürgivad. Ja meil on praegu see võimalus juba noorelt sellist pensionäri elu elada. Heleri, kas on midagi, mida sa kahetsed, mida sa ei teinud, kui sul tervis parem oli? Kaua meil aega. Ei, ma kahetsen tegelikult väga palju asju, aga Näiteks? Kas või seda, et ma oleks oma aega rohkem väärtustanud ja valinud rohkem inimesi, kellega ma suhtlen, mitte nii kinni jäänud nendesse, kes on kuidagi lihtsalt nagu kogemata sattunud minu eluteele, kes võib-olla ei too mulle head. Ja oleks rohkem nagu raamatuid lugenud, inimestega nagu rääkinud sügavamatel teemadel, mitte ainult nagu vaata, mis ma selga panin, just vaata, mis rips ma tõstsin. Kas sa teadsid, kes kellega käib praegu Issand. Kõik tegelikult ju nii ebaoluline või siis
Väga paljud tunnevad huvi, väga paljud tahaks olla uued sõbrad, kas või mõned on nii toredad inimesed, nii geniaalsed kunstnikud, kellega ma hea meelega räägiks juttu. Aga siis mul on valida, kas ma paitan oma kassi ja ma olen temaga või ma räägin selle inimesega. Sest mul on see aeg, kus ma jõuan midagi teha, mul on päeva jooksul. See on piiratud, eks ole. Mõned tunnid. Aga iga inimene tegelikult peaks nii mõtlema, sest meil kõigil on tegelikult piiratud tunnid, lihtsalt tervel inimesel on rohkem. Ja kasse on teil 5. Kui ma käisin 4 aastat tagasi sinuga intervjuud tegemas, oli kasse 13. Koos õue omadega oli. Ja need, kes teil käisid siin Kosjas nii-öelda naabrikassid, tahtsid ka siia tulla, sest siin oli lõbus ja tore ja soe. Aga nüüd on jah natukene pandud see piiratumaks, et õuekassid ei liiguks niimoodi. Aga meil on sellest nüüd hästi palju linde õues. Hästi palju. Ühesõnaga kassid toovad tegelikult teie päevadesse rõõmu. Ja väga head telesarjad ka, mis on huumorit täis ja kus ei ole osadesse... Ma saan aru, et 2,5 meest ja tuvikesed on need. Õhtut enamasti on need tõesti. Mida te ütlete teistele paaridele, kus siis üks osapool põeb sama haigust? Ütleks seda, et ärge muretsege, asi läheb hullemaks. Ma ütleks lihtsalt üks hetk korraga ja huumor. Ja kindlasti tasub uurida igasuguseid asju, mis netis on, mis ei võta miljon raha ja mis on ja mis ei võta miljon raha ja mis tunduvad mingilgi määral kas või looduslikud olevad, kui sul võimalik proovi, sest inimesed on nii erinevad kas või toitumiskoha pealt, et mis sulle head või halba teeb. Et sa kunagi ei tea, millest võib sulle lihtsalt natuke kasu olla, et oleks natukenegi kergem. Ja teenid asju, mis õnnelikuks teevad. Vahet pole, mis on, kas või vaata sarja, mängi arvutimänge, loe raamatut. Passi lihtsalt niisama tühja, kui see teeb vähegi mõnusat tunnet. Tee seda. Aga jah, ma ütlen, et sellise haigusega inimese kõrval peab olema ikkagi väga tugev teine inimene. Et see ei ole mul on teine abielu juba. Eelmine ei olnud piisavalt tugev ja siis ma olin terve. Väga paljud inimesed ei saaks sellega, enamus inimesi ei saaks sellega hakkama, see on nagu täiesti tegelikult oma elustiili muutmine ja sa pead ka sellega leppima. Et ei ole nii, et sa oma naise või oma siis kaaslase pärast muudad ennast, aga sul mõttes on ikka see, et ma tahaks seda teha, aga ma ei saa nüüd teha. Sa pead sellega leppima, et nii on, et sul ei olegi muud, sul on elustiil on selline ja sa pead seda selles nagu leidmagi oma õnne ja nautima seda, mis sul on. Sellepärast me olemegi siin teinud kõik enda väikseks paradiisiks, et me elamegi nüüd siin koos, mitte kuhugi ei lähe koos. No isegi kui ta läheb vahepeal, meil lepime ilusti kokku niimoodi, tal on ikkagi süümekad, et isegi kui ta läheb, see kahjuks on mingil määral tumestatud see olukord tema jaoks, et ta ei saa täiel rinnal nagu nautida seda. Jah, kui ma käin sõpradega välja, siis on nagu see, et ma kogu aeg üritan vähemalt vaadata telefonis jälgida, kas Eler on mulle kirjutanud, et kõik oleks korras. Tänu selle, et me koos oleme ikkagi nii positiivsed, sellepärast me saame nagu vaimselt ka... Muidugi vahepeal on vaja keskenduda mingile asjale, sa keskendud sellele, teed selle negatiivse asja ära, mis on vaja ära teha. See on tehtud. Nii, ja siis lähed edasi. Selles osas, et mitte kunagi tohi pahase või halva tujuga üles ärgata ega ka magama minna. Ja seal ongi, et mina keerangi absoluutselt kõik asjad üldse naljaks ka, kui ma kukun ka, siis mul on talle tavaliselt kuule, ma värin, tundsid või? Või siis see, miks sul põrand loodi selle? Et ma üritangi naljaks teha asjad. Ühesõnaga must huumor tegelikult aitab teid. Kui sa keskendud, et sul on valus, see valu on veel suurem. Aga kui sa teed naljaks, sa ei purki seda valu kohe enam tundagi, sest sa juba naerad. Kui palju, rääkides valust, kui palju tablette sa pead ööpäeva jooksul tarbima? Kas toidulisandid ka või ainult? Kõik kokku. Oota, 6, 7, 8, ühe võtsin ma vähemaks praegu, sest ma ei ole vaja nii palju, 8. Üle 10 kindlasti. Plus siis mõned on joogina, pulprikujul asjad. Plus siis kohvi ma võtan ka justkui medikamendina, sest muidu ma ei teeks mitte midagi. Plus siis viina ma võtan ka medikamendina, sest vanarahva tarkus. Et need aitavad mul üldse funktsioneerida, sest muidu ma oleks kogu aeg lihtsalt voodis pikali.
et toidulisandite suhtes meil puuduvad andmed, et need kuidagimoodi mõjutaks skleroosis multiplexi kulgu ja vastuolu on siin ka siis selles, et kuna tegemist on ühe autoimmuunhaigusega, siis see on nagu usu küsimus, kas need toidulisandid midagi teevad või mitte, aga üsna vastuoluline on ka näiteks mõelda, et kas ma peaks võtma toidulisandeid, mis parandavad immuunsust, et kui me mõtleme, et see immuunsüsteem on niigi liiga aktiivne, nii et tavaliselt mina olen küll soovitanud mitte liiga palju võib-olla tähelepanu nendele toidulisanditele pöörata. Mis puutub alkoholi tarvitamisse, siis siin puuduvad piirangud, et täpselt nii nagu inimene oma sotsiaalselt sättumuselt on, et skleroosis multiplexi diagnoos siinkohal ei peaks seda haiguse mõttes küll kuidagi moodi mõjutama. Nii et... Kui tihti sa pead arsti juures käima või käid? Ma käin nii harva kui võimalik, sest mul on motion sickness, on see eesti keeles niimoodi, et mul hakkab kohe iiveldama ja ma suhtlen oma arstiga paar korda kindlasti. Meil on telefonist, sest minu perearst on üldse, ta on Tartus, sest ta on maailma kõige parem arst. Ja mul oleks väga raske sinna minna, sest mul hakkab isegi, kui me siin samas lähedal mingi paarsada meetrit sõitsime autoga, et mul hakkab kohe iiveldama juba, et ma ei saa väga liikudagi kuskile selles suhtes ja mul ei ole ravi olemas. Ja nagu mu perearst ise ütles mulle, et arvatavasti ma olen enda haiguse suhtes kõige targem, siis kahjuks vastab tõele, sest ma uurin peaaegu iga päev siiamaani, et kas mingi uusi artikleid, midagi, mida ma ei tea, mis võiks nagu aidata. Ja mis vähegi võimalik on, ma olen juba ära proovinud. Ja mis ei ole võimalik, seda ma veel ei tea. Ja lisaks ma vaatan muidugi kuulsuste asju, kellel on sama haigus, mis mul. Et kas nad on terveks saanud? Ei ole. Ja neil on tohutult palju rohkem võimalusi ja raha kui mul. Nii et... Mis su prognoos on? Ma algselt tahtsin 50-ni välja vedada, aga arvestades, et 7 aastaga on praegu see areng allapoole, see on ka areng, mis siis allapoole on olnud tegelikult nii pikk, siis ma ei usu, et ma päris 50 välja vean. Enamus surmapõhjused multiskleroosiga on kas õnnetus, et kukud või libised pahasti midagi nii endale ise lõpu tegemine või siis kopsupõletik. Siis minu prognoos ongi, et üks neist 3. Kas te olete omavahel arutanud ka, mis saab pärast või millised on sinu soovid, kui juhtub kõige halvem? Mina tuhastamine. Ma ei salli absoluutselt mingit haua ja sükseid asju. Ma tahan, et inimene hoiab mind siin. Ja ma tahan sinna, kus kisud on lihtsalt poistada, aga nii, et tuul kannab laiali, siis ma saan lõpuks reisima. Ja ma ei pea sellest maksma. Et mina tahan niimoodi ja see läheb uue elu alguseks ka, sest see on hea väetis. Et me oleme nagu kõik läbi rääkinud ja ma ei taha mingit matused, alitusi ja mingit võileiva lauda. Igaüks tahab ja ennast ise purju, kui ei taha purju juua, ei pea jooma. Et igaüks mälestab nii nagu tahab, kuna tahab, kust tahab. Et põhimõtteliselt ma lähen tagasi ju energiasse. Sest kõik on energia. Sest meie tunneme siiamaani oma kiisu energiatki ja vahepeal tunneme nagu just, kui ta tuleks voodisse. Kuigi ühtegi kassi hetkel ei ole voodis. Keegi hüppab, jah. Ja see kõik ongi energia, see läheb igale poole laiale. Ta on osa meie praegustest kiisudest. Sest kõik on läinud palju nunnukamaks, sest tema oli tohutu kaisukass. Sellest rääkimine vähemalt praegu ei tekita mingisugust nagu lisavalu või halba tunnet. Me oleme tõesti kõik asjad nagu ette taha ära, et jah, kuidagi läheb nii, nagu läheb. Sest lõpuks on ju see, et see tegelikult vabastab mind sellest nii-öelda katkisest masinast, kus ma praegu olen. Et ma saan sellise liikuvuse, sellise vabaduse, mida elus inimesel ei ole. Ja ma saan väga heasse seltskonda, sest seal on mu parim sõber. Kõik on hästi, võtta rahulikult. Sa oled ka hea sõber.